hakkame siis kuskilt otsast minema, eks ole. Hakkame kuskilt otsast minema. Ühesõnaga, esimene pakk on Liina pakk. Aga see vist peabki niimoodi olema. Ei no muidugi vana aja Liina. Vana aja Liina. No ikka mingi, no ikka vana aja Liina. Mul ei olegi midagi öelda. Vana aja Liina lihtsalt. Liina ju tunneb ainult ühte poodi ja selle poe nimi on Lidl. Ta ei tea mitte ühtegi teist poodi. Ja noh, see pakk on ka muidugi ideaalne. Nii, ühesõnaga. Siin on juba õnne, ossa nugis. Ma ei tea, kas seda võib näidata, siin on raudselt mingid koodid peal. Ühesõnaga, ma näitan nii kaugelt. 50-eurone Lidli kinkekaart. Nüüd plaksutage kõik. Super. See kulub marjaks ära. See kulub marjaks ära, ma ütlen kohe. Nii, ja kaasas on siis kiri. Nii. Olete valmis, jah? Palju õnne, unk! Loodetavasti see kingitus paneb su silmad särama. Soovivad meeskond. No ma väga tänan. Ja plaksutame nüüd kõik koos uuesti meeskonnale. Tegu ei olnudki ainult Liinaga. Aga no ilmselgelt on selle paki kokku pannud Liina, sellepärast et noh, siin on jälle ainult Lidli kraam. Ega ma arvanudki. Okei, no nii, millest me alustame? No alustame väiksematest asjadest. Oota, mida ütleb punkt, ta mõõdenitada. Oodake, andke mulle sekund, ma lubasin ju pitsi viina teha. Ma lubasin ju peremees Vuntsi terviseks ühe pitsi viina teha ja kui lubadus on antud, siis tuleb täita, eks ole. Siin ei ole mingisuguseid selgrootuid. Töllmokkasid, eks ole. Nii. Mis ma oskan öelda? Vuntsi ja kõik teised teie terviseks. Peremees Oskar, suurt tänud sulle ka. Ja nagu ikka, nikkuge naisi ja pange õlut. Miks ma oskasin kohe väita, et tegu on Lidliga, sellepärast, et noh, kui sa näed Silvercresti itemeid, siis sa tead, et tegu on Lidliga. Ja mulle siin saadeti äärmiselt oluline, ma ei teagi, kuidas seda kutsuda, detail äkki, milleks on siis Digital Spoon Scale. Nonii, siin ta on teie ees. No ja olgem ausad. Kuidas? Rasmus, aitäh sul ka kulli eest. Digital Spoon Scale, eks ole. No kuidas ma oleks saanud? Kuidas ma oleks saanud terve oma elu elada ilma selle kaaluta? Jumal tänatud, et mulle see saadeti. Ma olen väga õnnelik. Aitäh teile. Vaatame korra sisse ka. Siin ta on teie ees. Aga palun. Digital Spoon Scale. Kas ma tõesti olen nii vanaks saanud, et mulle saadetakse selliseid asju? Tuleb nii välja, et nii on. Kongivalvur, suured tänud sulle ka 5 kulli eest. Palju Tallinna Vandla arestimaja meeskonna poolt. No selge, ma võtan kõik õnnesoovid ja kõik muud asjad vastu. Old Spice Captain, väga hea. Sellega, kusjuures see on 3-1, tegelikult see ei ole 3-1. See on vähemalt 10-1, kui mitte rohkem, et sellega võite pesta nii sokke iseennast pealaest jalatallani ja vajadusel, kui tegelikult nii autot, kui velgi, kui kõike muud. Et see on vähemalt 10, kui mitte 21, et see on väärt kraam. Ja see on hea versioon ka, sellepärast, et see on hea lõhnaga, mulle see meeldib. Ei hakka valetama, ise kasutan igapäevaselt. Õlle joomiseks mulle siin saadeti väike bottle opener. No nii, siin ta on teie ees. Ma tean, et paljud teist ei ole seda oma elu sees silmaga näinud, sellepärast, et te kõik olete harjunud õllet lahti tegema
Kuda ma nüüd ütlen? Kas tupsukarbi või Jacksiga? Istohype. Ka mina nägin oma esimest pudeli avajat 3 aastat tagasi, kui ma nikotiini maha jätsin, nii et ma mõistan teid. Ei ole. No siin ma juba tean. No mis see on? Mis see on? No mis see on? Mis see olla saab? No mis see saab olla? See saab ainult koti täis rõõmu olla. Et sul see ei kõik saa hästi midagi läheks muud olla. isegi, kui sa kõige, mida ma chatis räägin, ignod, too. Ma lihtsalt juba peale 2 pitsi tunnen, et ma olen sigalakku täis, nii et ma arvan, et me peaksime nüüd natukene vahele hingama, eks ole. Sest mul on juba selline tunne, et täna õhtust, tänasest õhtust head nahka ei tule. See on nüüd huvitav. Miks üks sinine on? Kas see ei ole lauaviin või? Keegi saatis oma mingi aastaid vana viina mulle või? Mida äkki ausalt, noh? No nii parmu ikka ei saa panna chatte, come on. Mida vittu, sa ei luba mul mitte midagi teha, sa ei armasta. Kalkar eile juba saatis 50, ütles, et teda vist homme ei ole, aga näe, tuleb välja, et siiski on. Igatahes. Pudel laudurit, ma väga tänan. Häirekeskus, tere, mis juhtus? Mu mees on mõrvar. Ta on mind nii maha surunud. Mu mees on mõrvar. Ma ei tea, kas siin tehakse mulle mingisugust, mingeid kahtasid soovitusi, et ma ennast peseks ja et ma vist tuleb välja, et ma mitte ei ole niisama pesemata kogu aeg, vaid ma vist haisen ka. On nii, jah? No selge teega siis. No eks ma siis proovin järgmine aasta vähem haiseda. No, ma ei oskagi nagu rohkem midagi lisada. Et ma saan nendest vihjetest aru küll. Kui raske Eestis olla. Ei ole. No mis siin saab olla? No, kas on tõesti nii, et siin ei ole mitte üks pudeli täis puhast rõõmu? Nii, no neen. Opa, Tiidu, no. Kuule, palju Paulig maksab chat? See on vähemalt mingi 8 euri ju. Kuule. No mis nii elul viga? Kurat. Hipe. See ei ole lihtsalt Paulig, eks ole. See on Classic Original Rich and Nuti arooma, kuule. No vot. Vaata, kus on kurat lops. No kurat, nii kallist kraami endale ma ei ostaks elu sees, nii et no kuda ma oskan öelda, kurat. No tänud, aitäh teile. No. Easy sööb ainult kvaliteet kraami. No kas see nüüd on kvaliteet, see on nüüd vaidlustamisel. Aga äramada sööb. Ei pea üldse muretsema. Koostisosad 100% tatar. Nii. Opa, Tiidu. Tuleb välja, et ma mitte ei haise, vaid ma olen ka koer. On nii, jah? Vaata, kus tuleb välja kõik. Alfa. Istu. No ma ei tea, see vist kõige parem kraam vist ei ole või ma ei teagi, kurat. No vaatame, kui ta ühe korra veel, vaata, siin on teine mekk veel, eks ole, siin on teine mekk veel. Võtame teist ka, vaatame, kui ta üldse tagasi tuleb. Oh, vaata, ma juba suutsin tõmmata selle kuidagi lahti. No ma ei tea, ära ta igatahes selle sööb. Kas ta nüüd hea on? No see on siuke küsimärk. Alf ongi nüüd, ega Alf on ka ju, Alf saab, ma ütlen ausalt, ma nüüd kuupäeva ei mäletagi, sest Alf on nii vana juba. Aga kui ma õigesti mäletan, siis tal peaks olema detsembris sünnipäev, mis tähendab seda, et
ma ei teagi, kas ta saab 7 või 8 või? Nii et ega Alfil ka on siin. Me siin koos lähme varsti võib-olla siin teada pensionipõlve pidama, kurat. Maitse ise ka või? No mis te arvate, et mina, Tartu linnapea, ei ole rahvamees või? Te arvate, et Tartu linnapea ei ole piisavalt rahvamees, et proovida, mida tänane valitsus käseb meil süüa? Meil lihtinimestel. Te praegu tõsimeeli arvate, et ma olen mingisugune, et ma olen mingisugune valitsuse tölmok või? Nonii. Alfa, see on nii hea, tahad ka äkki? Ma pärast söön kõik üksi ära. Aga vaadake, kusik. Ma võin kõik asjad olla, aga kusik ma ei ole. Eks ole. Ja ma neelan selle alla. Kas ta oli hea? No pigem ei olnud. Nii, ja siis meeskonna viimane kingitus mulle on Silvercrest Filter Coffee Machine. Tõenäoliselt see on vihje siis sellele, et ma ei tea, kui paljud siin teavad, kes teab, see teab, kes ei tea, ei tea. Aga ma olen terve oma elu joonud päti kohvi. Miks? Sellepärast, et ma ei tea, kui ma olen lapsest saati lihtsalt harjunud päti kohvi jooma, meil ei olnud kohvimasinaid ja muid asju. Ja sest ma olen lihtsalt nii üles kasvanud, ei olnud majanduslik seis selline, et oleks saanud lubada igasuguseid erinevaid ja uhkeid asju. Ja ma olen päti kohviga olen üles kasvanud ja kuna ma olen sellega üles kasvanud, siis minu jaoks on sellest saanud nagu normaalsus. Ja sealt tulenevalt ma ei ole endale kunagi nagu pidanud vajalikuks osta mingisugust kohvimasinat või mida muud iganes. Plus teine asi on see, et kiirus. Minu meelest äärmiselt tähtis. Ma juba ei oska kasutada seda. Ühesõnaga, see on hea kraam. Ma nüüd ei tea täpselt, kui hea see on, aga ühesõnaga ma ei hakka teda rohkem igaks juhuks praegu siin väänama, sest muidu ma lõhun ta lihtsalt ära. Aga ma olen väga tänulik, aitäh teile selle kalli masina eest. Ma kindlasti proovin teda, ma ei tea, kas ma teda kasutama jään, aga ma kindlasti ei viska teda minema, et proovitud ta saab. Nii, nüüd järgmine suur kast, ma arvan. Järgmine suur kast on Imortikese poolt. Imorts ärkas hilja, et ta tahab ka mulle pakki saata. Aga tuleb välja, et mitte piisavalt hilja, sellepärast, et see jõudis täpselt õigeks ajaks kohale. Täna hommikul oli mul sõnum oli telefoni peal ja siin see pakk on, aga välja saadeti see alles minu meelest eile hommikul, nii et ma ütlen ausalt, et jaa, okei, Eesti on nagu väike, aga samal ajal tõsimeeli see, kuidas nad nagu, kui kiirelt nad on võimelised nagu neid pakke kuskile mingisugustesse süsteemidesse sisse kandma ja majandama nendega nimetlusväärne. Isegi sellisel juhul, kui Eesti on väike, et väga kiirelt ja mugavalt. Ei saa midagi halvasti öelda. Ma juba tunnen head lõhna. Ja see lõhn on üks mu lemmikuid. Ja kui te küsite, miks, siis sellepärast, et kui te sööte 3 korda päevas tatart ja te joote endal põie täiega täis, eks ole, siis kui te kusele lähete, siis te tunnete mida? Tatra lõhna. Ja tatra lõhn minul, kuidas ma nüüd ütlen, tatra lõhn minule tähendabki head toitu ja samal ajal ka puhast rõõmu, kui ma ennast tühjendan. Nii et ma väga tänan
peremees Immortikest mitte ühe, vaid tundub, et mul on õigus, 2 paki eest. Aitäh teile. Aitäh teile. Ja pange tähele, Immortikesel oli rohkem raha, sest noh, siin on ikkagi pakitatar, eks ole. Mitte mingisugune odav tatar, mida mu enda tiim mulle kingib, eks ole. No lihtsalt nagu, kui me siin nagu omavahel nagu räägime või nii. Ei midagi halvaga, aga no lihtsalt nagu niimoodi. Noh, kui nagu mainimiseks läks, vaata. Lihtsalt nagu noh. Ma ei taha midagi halvasti öelda, aga noh, ma lihtsalt nagu mainin, noh. Nii. Ja muidugi. No mis te arvate, mis siin veel on? No te võite ühe korra arvata. No ainult ühe korra, sest noh, see ei vaja lihtsalt erilist. See ei vaja erilist tähelepanu. Väga õige. Siin on mitte 1, vaid 2, eks ole. Nii et meil on täna siin vähemalt 5 pudelit lauaviina. Kas ma olen need võimeline ära jooma? Kindlasti mitte. Tõenäoliselt vaadake, kui te kunagi, oota, ma nüüd räägin teil. Vaadake, minu ajal, siis kui ma noor olin, ma võisin 5 liitrit viina järjest juua, aga vaata nüüd, kui ma olen juba vana, eks ole. Vaata nüüd enam, kurat, nii lihtsalt ta ei lähe kahjuks ja vanus teeb oma töö, ei ole midagi teha. Aga siiski, ma tänan, ma ei hakka neid praegu lahti lõikama. Võin lõigata, kui teil on soov neid lauaviinapudeleid näha, aga ma usun, et me oleme neid juba täna näinud. Aitäh sulle, Immortike. Nii, siis on mingi imelik väike karbike. Opa, Tiidu! Romanda vast või? Mida helli? Kusjuures nagu real take, ma olen mõtlenud endale nagu tellida seda ja mitte ainult, ma olen mitu korda pannud endale, ma näitan teile ekraanil ka. Neil on lipsunõel on ka ja siis ma olen mõelnud veel endale tellida, Manseti nööbid olid ka Eesti omad. Näe need. Ma olen reaalselt nagu, ma olen mõelnud, ma olen isegi toppinud neid endale sellesse karti. Ja siis ma olen seda ka vaatanud ja mõelnud, et peaks endale nagu tellima. Et panna, noh, ikkagi selles suhtes, ma olen ikkagi rahvamees, eks ole? Ma olen ikkagi rahvamees! Et see läks 100% asja ette. See, ma isegi ei tee nalja, mitte midagi ideaalne variant, tõsimeeli. Väga hea kingitus ja seda ma kohe kindlasti kasutan. Noh, ja see jääb aastateks, kui mitte aastakümneteks, nii et super kingitus, aitäh sulle sellest. Mis asi see on sokid või? On jah, sokid. Nii, sokid, Riigikogu sokid, ühesõnaga 27. aastal saame me endale Riigikogu sokid lõpuks jalga panna ja ma arvan, et esimene päev, kui me neid Riigikogu sokke kanname, ma tõsimeeli, ma järgmised 1,5 aastat hoian neid avamata enda sokisahtlis. Nii et kui te tulete 1,5 aasta pärast tagasi ja Riigikogu valimised käivad või nii-öelda on siis Riigikogu valimiste valimispäev, siis ma kannan just neid sokke. Nii et kui te näete, et ma olen meedias või me teeme siin samas streamis laivi või kui ta iganes me teeme, on ju, siis te saate, siis ma näitan teile, et mul on need sokid jalas, eks ole. Mis tähendab seda, et siis te saate 1,5 aasta pärast, te saate mäletada, et kurat, mina olin seal Kärneri sünnipäeva striimis 25. aastal, kui ta sai 29 aastat vanaks, siis Immortike kinkis talle sokid ja need samad sokid olid tal Riigikogu valimistel siis jalas. Nii et jätke endale juba praegu, tehke endale märge. Riigikogu särk on siin. Riigikogu särk. No ma ei saa lubada, et ma seda särki kannan Riigikogu valimiste õhtul, sellepärast, et tõenäoliselt ma olen ikkagi lugupeetud inimene ja ma ei saa endale lubada T-särgi kandmist siuksel uhkel üritusel. Aga miks mitte siin sellel ajal, kui me teeme reklaami või valimisreklaami selleks, et ma arvan, et me leiame selle hetke, eks ole, ma arvan, et me leiame selle hetke. Ja ma vaatan, et mees on mulle kinkinud
M-särgi, ma ütlen ausalt, ma olen tänapäeval on juba S, sest ma lihtsalt keeldun söömast. Aga siiski see on hea, sellepärast, et ma arvan, et Riigikogu hetkeks meil peab olema natukene lihast juures, nii et ma usun, et meil ongi eesmärk see ära täita ja ma arvan, et see on hea. Ja kuulge, kui ma nüüd näen seda ja teate, mul on siuke kahtlane tunne, et siin on midagi veel romandavastist, kuulge. No nii. Ei ole. Ma olen seda ka vaatanud. Ei hakka üldse vaatama. Ma olen seda ka vaatanud. Samamoodi. See ei ole nüüd, see on samamoodi märk, mis käib rinda. Aga ma olen seda samamoodi vaatanud ja mõelnud, et ka see on vajalik. Ost. Varem või hiljem. Nii et ka see on väga, väga, väga hea. Ja ma kindlasti kannan seda. See on ainult aja küsimus, kuna tõenäoliselt juba järgmisel nädalal või kuna iganes ma ülikonna endale selga tõmban uuesti, nii et aitäh sulle, see on ülihea kink, neid ma kannan kindlasti, kuna on aja küsimus, aga need on 100% ja need on kingid, mis kestavad aastakümneid. No nii, ma juba tean, mis asi see on. See on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Putsis.ee on seesama ettevõte ja Putsis on küll siin kirjas igatahes. Alf, mine taha tagasi, tänu sinule on mul rohkem vaatajaid, nii et sa pead nüüd kannatama siin. Ise oled süüdi, et tulid. Ja. Mul on praegu rohkem vaatajaid, nunnumeeter on kõigil põhjas, nii et nüüd pead siin kannatama. Putsis.ee tegi kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, kui valimisreklaam käis, tegi särgi ja siin ta on teie ees. Väga ilus. Mul ei ole mitte ühtegi vastulauset, see on lihtsalt äärmiselt kaunis. Puhas kuld. See, et sotsid on vene keeles, on lihtsalt... See on tõesti kaunis, aitäh sulle selle eest. Nüüd aga siin on midagi valget, tavaliselt siukestes karpides on alkohol, aga see on liiga pikk karp, et siin alkohol oleks. Nii et siin on midagi muud. Opa, Tiidu. No, ikkagi härrale midagi laua peale, siis ikkagi, no ikka, ega selles suhtes... Kas te olete näinud peaministrit, kellel ei oleks laua peal Eesti lippu? No mina küll ei ole. Väga hea. Vot see on. Jällegi, ma ei tea, kust seal Limortikesel need mõtted tulevad, aga ta teab täpselt, mida mul vaja on. Ta teab täpselt. Ma ütlen ausalt, ma isegi ei tea, kust ta selle tellis või ostis, aga see on lihtsalt geniaalne, nagu tõsimeeli. See mul on, nüüd on küsimus selles, et kus võiks olla tema koht, kas siin, ma ei tea, kas ma panen ta nagu taha taustale või? Või ta peakski olema laua peal või? No aga seda väga ei ole näha. Ta peaks ikkagi, see peaks ikka näha olema. You know. Aga okei, küll me leiame talle koha, ärge selle pärast muretsege. No mis te arvate, mis siin on? Siin on üks asi on veel. Ta on nüüd suur asi. Aga kuidas ma nüüd ütlen, esimene inimene, kes ära arvab, see saab vipi, aga oota, ma annan ühe vihje ka. Ja vihjeks on see, et mis võiks olla hea vihje? Oota, ma pean mõtlema korra. Okei. Mul tuli hea vihje. Nii, olete valmis? Mida ette? Juba keegi arvas ära. Ebaaus. Aga ma teen selle vihje ikkagi. Pakendi peal on toode või ese, mida vanasti korjasid mustanahalised Ameerikas. Sitapaber. Elu ei saa elada liiga kuivalt ja igavalt. Vahepeal peab seda huvitavaks ka tegema. Ja sõnakasutus ei olegi alati sobiv, aga ei peagi olema. Ja nii lihtne ongi. Aga 2 pitsi on tehtud ja nii nagu ikka, 2 ilma 3. ei jää, nii et tuleb korraks peale võtta.
mind ikkagi mul lipp ei anna rahu, ma pean talle leidma ikkagi mingisuguse koha. On hea või? See on päris hea. No kelle terviseks? No ikka. Eesti Vabariigi terviseks, minu terviseks, teie terviseks, eks ole. Ja et me saaksin kuidagi üksteisega hakkama. Isegi kui need liberaalid teevad siin siukest tsirkust, nagu nad viimasel ajal teinud on ja nagu ka uuel nädalal tulemas on, eks ole. Olge tublid. Ja ega niisama kergemaks ei lähe. Me peame ise selle olukorra paremaks tegema. Olge tublid mehed. Hype, hype, hype! Äärmiselt hea. Läks nagu lepase reega. Ei olnud mingi küsimus. Nüüd, kolmas. Ma pean kogu aeg koerale maiust andma, sest muidu äkki keegi ütleb, et ma olen nagu Hassan, kes mingi oma koerale mingit kuradi särtsu annab ja siis on jälle Delfi meediagrupil midagi, mida kirjutada, nii et ma ei saa seda endale lubada. Tal ikka nagu väga ei meeldi minu meelest. Talle nagu halval ajal käib kah, eks ole, aga ega ta midagi nagu erilist ka ei ole. Nii, ühesõnaga kolmas kingitus tuli, ütlen ausalt, tuli TikTokist. Kingituse tegi üks tütarlaps ja lihtsalt otsustas, et tahab mulle teha sünnipäeva kingitust. Ja no, kuidas minusugune suur mees saab öelda, et ei tohi? No ikka tohib, eks ole. Ja siin ta nüüd siis on teie ees. Kiud mingisuguses uhkes karbis, ma kujutan ette, et see karp ise juba maksab rohkem kui siin, noh, ma ei tea, ma ütlen ausalt, et mina juba ei oleks olnud nõus maksma siukse karbi eest, aga mul on hea meel, kui inimestel läheb hästi. Siis selle ka on kaasas üks kiri, ma panen selle korra kõrvale ja vaatame siis, või äkki loeme kõigepealt selle kirja ära või? Ei, tegelikult kõigepealt vaatame, mis karbis sees on, ma arvan. Sellepärast, et ma ei hakka valetama, ma natukene piilusin. Ma ei suutnud ennast tagasi hoida. Ma pidin teada saama, mis seal on. Nii, et ma arvan, et parem on, kui me kõigepealt vaatame karbi sisu ja siis loeme. Nüüd, esimese asjana sokid. Ja no, Tartu linnapea sokid, eks ole. Siin nad on, teie ees. Need lähevad mul 100% kasutusse. Ei ole üldse küsimus. Kus juures keegi kinkis mulle mingi aeg tagasi samamoodi. Ma ei mäleta, kas eelmise aasta sünnipäevaks või kuna, aga keegi kinkis mulle BMW sokid. Igatahes keegi mulle kinkis BMW sokid mingisugune aasta. Ma ei tea, minu meelest samamoodi sünnipäevaks äkki või. Ja ütlen ausalt, väga hästi kulusid ära. Noh, selles suhtes, et nagu läksid asja ette, et terve aeg, kui ma terve valimiste periood, ma kandsin ainult ühtesid sokke. Noh, probleem oli selles, et ma pidin neid kogu aeg peale igat kandmist ilmselgelt pesema ja sealt tulenevalt jube kiirelt kulusid läbi. Aga need sokid, noh, selles suhtes olid ikkagi äärmiselt kasulikud, sellepärast, et olid mu ainukesed niidisokid. Sest ma, noh, enne valimisi mul ei ole kunagi niidisokid nagu, noh, ma ei ole kunagi niidisokke kandnud. Lihtsalt sellepärast, et ma olen alati olnud siuke Nike ja kõige muu kandja ja minu jaoks on too alati olnud nagu siuke mugavam ja lihtsam variant ja nii, et need olid mu ainukesed niidisokid ja ma kandsin need Immortike lõpuni ära. Nii, et ei pea muretsema, et on kaotsi läinud või mis iganes valimistel kulusid marjaks ära ja tänu nendele sokkidele olen ma täna Tartu volikogus. Nii, et see on see jutt, mida sa saad kunagi rääkida oma lastelastele ja lastele. Ja nemad omakorda enda lastele ja lastelastele ja nii edasi, et kurat, sa oled ikka üks suur mees. Tänu sinule on meil uus Eesti Vabariik. Tegu ei ole lauaviinaga, kuigi võiks eeldada, sellepärast, et noh, mida muud ikka Chris Kärnerile kinkida kui ainult lauaviina, eks ole. True story. Taivo kirjutas mulle juba mingi päevi tagasi.
ja küsis mult, et mis alkohoolseid jooke mina joon. Noh, ja mis te arvate, mis ma talle ütlesin? Ma ütlesin talle, et lauaviina. Ja ta ütles mulle otse välja, et tema siukest sitta poest ei osta. Ma ütlesin, mis mõttes ei osta? Mis mõttes ei osta? Lauaviina tahan. Ja täna tuligi ilma lauaviinata. Ja küsisin, et miks sa siis lauaviina ei toon? Ja siis ta selle peale ütles, et ei, no mina lauaviina ei osta. Saad aru, siuke vend. Siis ma ütlesin, no okei, boss meesne. Ühesõnaga tundub, et mehel läheb elus hästi, et igal ühel oma. Siiski mainin ära, et lauaviin on Eesti Vabariigis toodetud kõige puhtam viin. Meeldib see teile või mitte, aga puhtuse mõistes on ta Eesti Vabariigi kõige puhtam viin. Nüüd, aga jook, mis ma tegin lahti, on Jeni Raki 1937. Mis asi see nüüd on? See on Türgi mingi kraam, ühesõnaga. 45 volli, 550 CL. Ja mingi Türgi kraam. Drink responsibly drinkiq.com Turkish Spirit ehk siis Türgi viin. Tuleb nii välja. Ma ütlen ausalt, ma ei ava seda lihtsalt sellepärast, et see on midagi erilist, midagi teistsugust. Ilmselgelt ma tahaks seda proovida ja ilmselgelt ma kindlasti teen ka seda, aga kuna see on midagi erilist, siis ma arvan, et me leiame sellele mingisuguse koha näiteks aasta vahetusel või midagi sellist. Et me leiame sellele mingisuguse erilise hetke, kui seda juua ja proovida ja teha. Jällegi, see on see asi, mis, kuida ma nüüd ütlen, see on jällegi see asi, et ma mäletan, sünnipäeva lavas, nüüd joob, äge. Järgmine, Dubai Chocolate. Dubai Chocolate, Gadiv Chocolate with Pistachio. No, kuulge. Selles suhtes, et seda ikkagi tuleb ju proovida, ega seda ei saa ju niisama siin ette, et ma arvan, et ma ühe šokolaadi olen ikka ära teeninud. Nii, siin sees on sellised kommikesed. Äkki ma oleks peanud ammustama ja näitama või? No okei, mis tehtud, see tehtud? Iiglama magus on, ma äkki valetama. Kuna ma ütlen ausalt, ma olen parm, siis ma olen ainuke Dubai šokolaad, mis ma olen söönud, on ostetud olnud Lidlist. Ja isegi Lidlist tema hind on minu meelest mingisugune üüratu hind. Et, aga maitseb hea. Ja mingi polki, ma kujutan ette, et see on mingi räme hind, sellepärast, et üldiselt nendel asjadel on räme hind ja teine asi on see, et siin ei ole isegi eesti keeles midagi peale kirjutatud, järelikult see on välismaalt toodud üldse. Siin ei ole eesti keelt peal. 547 kilokalorit 100 grammi kohta. Sa tahad must mingit peki nägu teha või? Järgmisena on siis vana aja klassikaline lauaviin. Seekord Parmu editionis. Aga siiski pool liitrit puhast rõõmu, eks ole? Ja kes olen mina, et öelda ära inimestele, kes tahavad mulle rõõmu valmistada? Mina olen alati sellega päri. Lihtsalt igaks juhuks mainin ära, tegu ei ole alkoholireklaamiga ja see on keelatud paksudel naistel ja autodel. Max ja Moritz, Jerki Pork Classic. Siin ta on teie ees, lisaks veel Jerki Pork Chili, vürtsikas snäkk. Ja veel kolmandaks on siis Beef Jerki High Protein Steak Snack Original. Mitte ühtegi neist ma endale päriselus ise ei ostaks, lihtsalt sellepärast, et nende hind on piisavalt krõbe ja mulle maitseb tatar hakklihaga ka. Ma võin mürki võtma, et ära ma nad söön, nii et ma olen väga tänulik. Ja siis on üks viimane asi, ma viskan selle või panen selle karbi kuskile eemale. Ütlen ausalt, selle karbi ma panen kuskile kappi ära, sellepärast, et selle karbiga keegi saab endale kunagi mine sünnipäeva kingi, sest see on ikka nii, see on ikkagi rikas karp, see on ikka rikka inimese karp, ega seda ei saa ära visata.
ja siin on siis viimane kingitus ja selle me jätame korra siis kõrvale ja siis jätkame siis kirjalainel, eks ole. Kirja sisu on siis 2 lehte ja hakkame siis minema. Hei Kris, panin sulle kokku väikse sünnakomplekti, mis on täpselt selline segu, mida sinuga seostan. Tugev, maitsetega natuke tuline, natuke magus ja kindlasti selline, mis kutsub ühe väikse naeratuse välja. Isegi siis, kui sa üritad seda peita, kõik asjad, mis siin pakis on valitud põhjusega. Lauaviin, klassika, mille kohta ma ei hakka sulle loengut pidama. Sa tead niigi, kuidas seda kasutatakse. Võib-olla isegi liiga hästi. Esimene küsimus tekib, et kas te peate mind mingisuguseks parmuks või mis mõttes võib-olla liiga hästi? Mis ma näen, mingisugune parm välja teil siin, mingi joodik või? Okei. Raki. Tõin reisid, see on siis see jeniraki, eks ole. Tõin reisilt, olgu see ametlik ravim, kui sul tekib tunne, et kurk hakkab kraapima või sa ei jaksa enam haipida, siis 1 pits rakit teeb imet, 2 pitsi puhul paraneb tuju, 3 pitsi puhul see on juba sinu enda väikene seiklus. Siis on nii. Dubai kommid panin selleks, et kingis oleks midagi magusat, iga tugev mees vajab vahel magusat pausi. Tartu linnapea sokid, siin pole pikka juttu, kui sul on juba pool linna taskus, siis võiks vähemalt varbad ametlikult riides olla. No jutt jumala õige. Beef, pork, jerky, 3 maitset, sest sa pole ühe maitse mees, see sobib sulle, natuke tugev, vürtsikas, natuke sõltuvust tekitav. Aitäh. Ja siis viimaseks on siis konnake, ta on väike maskott, see on siis seesama, mis siin on, kelle töö on sulle õnne tuua, väike valvur, kes võib passida su monitori juures, autos või riiulil, pane ta kuskile, kus ta saab sul iga päev korra vastu vaadata. Ta on rohkem sümbol kui ese, natuke õnne, natuke nalja, natuke ära võtta kõike liiga tõsiselt. Ja ongi sisuliselt kõik, nii et ma väga tänan, mul on äärmiselt, ütlen ausalt, mul on äärmiselt hea meel, et on inimesi, nii see viimane pakk kogu täiega, kui ka kõik eelmised, nii Liina kui Mortike, et olete, et te võtate seda asja, noh, ma ei oskagi, ma ütlen ausalt, noh, ma ei oska, vaadake, ma ei ole tundemees, mina ei oska neid asju, vaadake, ma ei oska inimestele ilusti öelda. Ma oskan inimestele halvasti öelda, ma oskan inimestele välja tuua nende vead, okei, ma oskan välja tuua ka nende head, aga ma ei oska inimestele nagu komplimente väga teha. Ma olen siuke tavaline Eesti mees, Ma olen siuke külm ja tundetu, Et ma proovin ennast parandada ja teha ennast tugevamaks igal alal, mis iganes ma ette võtan. Aga tõesti, tegelikult see läheb mulle väga korda. Mul on väga hea meel, et inimesed, kuidas ma nüüd ütlen, inimesed võtavad aega enda igapäevaelust, et üldse vaadata minu otseülekandeid, et rääkida kaasa, et ma ei tea, mis iganes. Chillida minuga, rääkimata sellest, et kui me räägime näiteks moderaatoritest, siis ma igaks juhuks uuesti pean seda ütlema, ma olen seda varem ka öelnud, aga te peate inimesed aru saama sellest, et minu moderaatorite tiim, seal on circa 10 inimest, need on inimesed, kes teevad seda kõike tasuta. Need on inimesed, kes teevad seda kõike tasuta, kes teevad seda kõike niisama. Et need on enamuses on inimesed, kes on käinud minuga ühte sammu vähemalt viimased 5 aastat. Mõni inimene on uuem, mõni on olnud veel kauem, aga ikkagi see tegelikult meeletult loeb mulle ja ma ei ütle seda igapäevaselt välja või ma ei näita seda välja, sellepärast et ma ei oska seda välja näidata, nagu just ma ütlesin. Ma olen keskmine Eesti mees, minu jaoks see tunnete värk on kõik natuke homo värk,
aga siiski tegelikult see läheb mulle väga korda, nii et ma väga tänan oma moderaatorit, ma väga tänan neid inimesi, kes mulle täna pakki tegid, kuigi nad ei oleks pidanud seda tegema, sest nad ei olnud ei moderaatorid, üks neist ei olnud ja need teised samamoodi on ju, mis siit kohe on nüüd tulemas. Et aitäh teile, see tõsiselt on väga oluline ja samamoodi on näiteks väga oluline see on see konnake. Siin ta on, see täna näiteks on siin. Vaatame, äkki leiame talle ka õige ja väärika koha. Aga ma ei oskagi väga palju midagi juurde lisada. Ma ei ole väga tundeline mees. Aga siiski see tõsiselt läheb mulle väga korda ja üle pika aja, ütlen ausalt, väga pika aja, tõenäoliselt tänu sellele, et ma nüüd astusin ka poliitikasse, siis on nagu noori või üldse inimesi, kes on huvitatud sellest, et minul läheks hästi, on tekkinud nagu rohkem. Ja või ma ei tea, kas on tekkinud rohkem või nad vähemalt väljendavad seda rohkem ja sealt tulenevalt kõik need õnnesoovide asjad, neid ütlen ausalt, täna oli rohkem kui kunagi varem. Nii et ma ei tea, kas see on hea või halb. Suures pildis ma arvan, et ei ole head ilma halvata, nii et eks need kõik käivad käsikäes. Aga siiski ma arvan, et nii palju head mul ei ole kunagi varem soovitud kui täna, nii et aitäh teile. Ja ega mul rohkem midagi lisada ei olegi. Nüüd jätkame järgmiste kinkidega, kui nii võib öelda. Esimene on Taivo. See on mees, kelle tõttu siis, kuidas ma nüüd ütlen, täna stream natuke hilines. Mitte ainult tema, aga ütleme, et tema oli põhisüüdlane, sest kedagi ju peab süüdistama. Eks ole. Ja nii, et süüdistame siis Taivot. On ikka tõbras raisk, just. Ja siin tema see kingitus on. Lauaviinad ei olnud mulle nõus ostma, nii et sealt tulenevalt siis tema tuleb välja siuke Jim Beami mees. Ma võib-olla eksin, aga kas see on hea kraam? On hea? No siis on hea. No, ma mäletan, lihtsalt mul on Jim Beamiga üks mälestus. Vanasti, ma ei tea, kuidas täna on. Vanasti see oli üks soodsamaid siukseid viskilaadseid tooteid. Ja vanasti seda jõi Chaucer. Ma ei tea, osad teavad, kes on Chaucer, osad ei tea. Ta tegi ka mingi aeg YouTube'i, võib-olla seda teavad. Mis selle YouTube'i kanali nimi oli? Keegi oskab mulle peast panna, ma praegu peast mul ei tule. Wildlife Estonia. Just. Ja tema alati jõi Jim Beami. Et see on ainuke mälestus, mis mul nagu põhimõtteliselt, ma ei saa öelda, et see on ainuke mälestus, mis mul Chaucerist on, aga see on ainuke mälestus, mis mul Chauceriga koos joomisest on jäänud ja ma olen temaga ikkagi mingisugune 3-4, võib-olla isegi 5 korda koos vähemalt joonud, on ju. Et ma mäletan, et tema alati jõi ja tal oli mingisugune see mingi suur, tal nagu see on 700, aga tal oli nagu mingi suur alati, ma ei tea, mis kuradi, kas ta oli liitrine või siis veel suurem, mis iganes. Igatahes mingisuguse kuradi suure tünniga ta käis alati ringi ja ta kaanis seda alati. Ja ma mäletan, et ükskord sai kann on 105 või 1,5 liitrine, okei, võt. Et toda ma nagu mäletan ja ma mäletan, et ühe korra mul sai viin otsa ja siis ma jõin temaga koos seda Jim Beami ja siis ma pärast panin normaalselt roopi. Et see on nagu ainukene mälestus, mis mul Jim Beamist on ja mis mul koheselt nagu meelde tuleb. Ja sellega ikkagi asi ei piirdu. No mis muu võiks olla ühe... No kuidas ma nüüd ütlen, mis muu võiks olla ühe ümbriku peal või ühe, kui ta iganes seda kutsuda, eks ole, kui üks töötunkedes kana, eks ole. No mis muu see võiks olla? Ja sees on siis ilmselgelt pistis sa vana vitt. No, ma arvan, et ei ole paslik öelda. Sellepärast, et kui ta tahaks, et te teaksite, siis ta oleks teile seda ise ütlenud. Aga ma ütlen ausalt, et see on siuke piitsiruts, ütleme nii. See on siuke
see on siuke pitsiruts, mis siin sees on. Nii et me kindlasti võtame peremehe terviseks ka ühe pitsi. Aitäh sulle, peremees Taivo. Aitäh, et sa tulid Tartusse, et sa tegid mulle üldse kingituse. See tähendab väga palju. Aitäh sulle. Teine kingitus, kui nii võib öelda. Tundub nagu Mepi kingitus või? Sa teed Mepile ikkagi selgelt komplimendi täna, sellepärast, et Mepi puhul on ikkagi tegu, kuda ma nüüd ütlen? Ma arvan, et jätame ütlemata ja pigem haibime Mavride'is 100 kulli. Oleme lainel, võtke koht üle. No suur tänu sulle, peremees. Mavride. Liigub meeleoluga tapkese iga kord. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Suur tänu sulle, peremees. Sina ja mina. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Palju No õnne. nii on. Aitäh sulle, Mavride, aitäh sulle. Nüüd aga järgmine kingitus on Snubito poolt. Snubito on ka kolinud Tartusse nüüd siin juba paar aastat vist, kui ma ei eksi. Ja peremees tahtis minuga kokku saada ja ma ei tea, ta ikkagi selles suhtes selgelt ootas, ma ei teagi, kaua ta mind kokku ootas, aga mul on väga hea meel, et ta ootas, sellepärast, et alati on mul hea meel, kui ma saan inimestega näost näkku jälle kokku saada ja mis iganes. Snubitot ma arvan, et ma tean ka juba äkki mingi Snubi, ma tean ka juba, kurat, 2000, mina vähemalt vist kohtusin. Ma nüüd võin eksida. Ma nüüd võin eksida, aga minu meelest esimest korda me kohtusime kas 2017 või oli see 2018. Igatahes ma mäletan seda, et kindlasti ma ei tea, kas ta käis mul varem sünnipäeval ka, vaat seda ma ei mäleta. Tõenäoliselt sellepärast, et mu sünnipäevad olid alati siuksed, kus ma jõin ennast nii lädra mällu. Aga ma mäletan, et minu meelest oli 2018 või oli 17 lõpp või 18 algus. Me käisime Rootsi kruiisil. Me käisime Rootsi kruiisil ja Rootsi kruiisil ma mäletan, kas see oli Juice, ei, mitte Juice, vabandust. Kas see oli Snubito isiklikult, kes viskas selle joogi maha? Ja sellest oli mingi meem veel. Kui keegi leiab selle meemi üles, siis pange see kuskile Discordi, ma näiteks teistele ka. Aga igatahes ma mäletan seda, et me käisime Rootsi kruiisil väga suure satsiga jällegi. Seal olid kõik kõige suuremad ja kõvemad võllid olid kohal ja Snoob oli üks nendest. Ma ei tea, kas me varem kohtusime, aga siis kindlasti. See oli kas 2017 lõpp või 18 algus igatahes. Nii et sellest on ka juba miinimumprogramm 7 aastat. Nii et kõva vend. Tema poolt siis üks perse täis kummikomme. Ma ei tea, kas ma olen seda öelnud, aga ma tõsimeeli armastan kummikomme. Tänapäeval, kui ma pean oma kauni figuuri eest seisma, siis ma ei tea, kas ma saan seda endale lubada, aga mis mul muud üle jääb, kui ma pean endale. Aga sellepärast, oota, kas te Imortikesega mängisite kokku, et läheb kõvemaks kummikommi söömiseks, et talle on vaja M-suurus särke osta või? Või oota, kuidas see nüüd niimoodi juhtus siis? Igatahes Tutti Frutti Passion, Haribo pikapallad, Tutti Frutti Sauerid, veel ühed pikapallad, 2 paari Goldbeere ja Happy Cola Haribod, nii et suur tänu kummikommide eest, ütlen ausalt. Kummikommid on ainukesed kommid sisuliselt, mida ma söön, lihtsalt sellepärast, et nii minul kui mu isal on väike kummikommi sõltuvus, kui seda nii võib öelda.
et suures pildis ma ei söö kommi, aga kui ma üldse kommi söön, siis tihtilugu see kipub olema kummikomm. Ma lihtsalt ei saa sinna midagi parata. Pluss, kui te olete trennimees, siis tegelikult näiteks väga hea, enne kui lähete trenni, sööge mõned kummikommid, väga hästi töötab, kiire süsivesik, väga hea variant, töötab, päriselt. Nii, aga tuleb välja, et siin on veel ühed Tutti Frutti Sour Melonid ja veel ühed Happy Coolad, nii et aitäh veel kord kummikommid eest. Muretsema ei pea, küll ma nad ära söön, eks ole. Ja oi vittu, mida ma nüüd nägin. Oot, ma pean selle ära pöörama. Saad aru, kuule, oot. Okei, no ühesõnaga, seal on midagi, mida ma ei saa näidata. Aga see selleks, meil on siin hetkel liiter lauaviina. Siin on liiter puhast rõõmu. Nii et suur tänu. Aitäh sulle selle rõõmu eest. Ja nagu ikka, keelatud paksudel naistel, autodel ja alla 18-aastastel. Siin on üks asi, mida ma... Oota, siin on veel vist midagi. Siin on mingi väike ümbrik. Okei, no vaatame, mis see on. Siin on mingisugune väike ümbrik. Ma igaks juhuks vaatan enne seda, sest see üks kingitus on... Nii, ma korjan siit sularaha vahelt välja, et kapole ei tekiks mingisuguseid kahtlusi. Aga siin sees oli üks kaardike, Happy Birthday ja siis on väike siuke laevuke on ka. Et siin ta on teie ees. Vot, aitäh sulle. Ei, ma ei saa seda siit välja võtta. No, ütleme nii. No, kuda ma nüüd ütlen? Siin on üks... alapealkiri. Okei, siin on üks kunstnik ja siin on, tegu on siis ühe Eesti ajakirjaga. Ma ei tea, kuidas nad selle siia peale suutsid trükkida. Ma ei tea, kas see üldse on nagu... see on ikka väga rets. Ühesõnaga, alapealkiri. Tutvu ajaloo kuulsaima diktaatori tõusu ja langusega. Ma lihtsalt rohkem, ma ei saa näidata, sest see on ikka... ma ei hakka seda riski võtma, eks ole. Aga ütleme nii, et see oli üks suur mees, kes kellele kunagi meeldis kunst. Kunstikool otsustas, et ta ei sobi neile. Minu puhul on teistmoodi. Mina, Kris Kärner, olen ka kunagi käinud kunstikoolis. Tegin kunstikooli, tegin katsed, sain sisse. Käisin 2 päeva ja siis sõbraga koos helistasin sinna, ütlesin, et ma ei saa tulla, sest ma elan Tartust väljas ja mul on liiga pikk tee. Nii et ma tegin tagasi, eks ole, omal ajal. Ma tegin omal ajal tagasi neile. Nii et ka minul on väheke siukest, no kuidas ma ütlen, siukest kunsti viimane asi. Ma olen ise endaga natukene debateerinud, et kas ma üldse peaks midagi ütlema, kas ma peaks üldse midagi näitama, aga samal ajal ma arvan, et nii meie generatsiooni kui siis nii-öelda üleüldiselt noorte eesmärk poliitikas võiks olla teha avatud poliitikat ja näidatagi seda kõike sellisena, nagu see on. Sealt tulenevalt ma arvan, et ma näitan ka viimast kingitust ja ma ütlen ka, kust see tuli. Täna oli selline, ma ei teagi, huvitav päev, kus mina kohtusin Keskerakonna esimehega. Kui te Kapo olete siin ja kui Kapo te tegite pilti meie kohtumisest, siis ärge muretsege. Mul on täna sünnipäev, tegu ei olnud altkäemaksuga. Tegu on siis sellise kotikesega, siit ma midagi välja ei ole võtnud. Siin kotikese sees on Hennessy pudel ja kott iseenesest on tühi.
et Tallinna linna raha mulle ei toodud, kahjuks. Või õnneks, ma ei teagi, kumba pidi see nüüd täpselt on. Igatahes mulle seda Tallinnast kotiga raha ei toodud, nii et võib-olla järgmine kord. Ühesõnaga, nali naljaks. Igatahes tõesti oli väga meeldiv vestlus ja sünnipäevaks kingiti mulle siis Hennessy veesopp. Aitäh teile! Väga meeldiv. Näitan ka igaks juhuks sisse, et kõikidel uurimisasutustel ei oleks küsimusi. Siin on pudel ja siin on sisu. Ei ole sularaha. Ei pea muretsema. Keskerakond tegi kingituse, aga Isamaa ei teinud. Huvitav. Ma ei kinnita ega lükka ka ümber. Ma ei tea asjadest mitte midagi. Ma arvan, et nüüd on aeg vaadata kõik koos ühte videot, mis on siis mulle kokku pandud. Ma ei tea, mis selle sisu on, aga mul on eelaimdus, sest on inimesi, kes saatis mulle, või no üks inimene saatis mulle otse privva selle. Ja siis ma sain aru, et okei, midagi toimub. Ja miks ta selle mulle otse privva saatis, oli see tõttu, et ta vist ei leidnud uuesti Liina kontakti üles. Ehk siis midagi nagu suhtlustasandil läks natukene nihu ja siis tänu sellele või see tõttu ma sain sisust natukene aimu. Aga kellega on tegu või mis täpsemalt seal on, seda ma ei tea. Tere, kallis kuulaja. Mul on hea meel, et te olete siia. Oota, kas ma tegin midagi või? Ikka nii on ju. Kas see on õige või? Et panna ta... Oota, mis ma nüüd tegin? On nii on ju. Tulnud on tegelikult öelda ainult üks asi. Mina olen kasiinosõltlane. Chris Kärner. Palju õnne, Chris. Soovin sulle häid mõtteid ja siigindlat meelt. Pane edasi. Palju õnne sünnipäevaks, Chris. Enjoy the ride. Cheers! Igal aastal uue hooga kursuvad kõik vanad. Ei ole ikka. Mis asja? Kristjan Jõekalda tõmbasite välja või? Ei ole. Kuda see juhtus? Mis asja te ajate? Lõpeta ära. Pead, kes on olnud väiksed põrsad. Ma ei usu elu sees, et ta mu nime ütleb. Nendest saavad suured sead. Palju õnne sünnipäevaks, Chris. Okei, kas te maksite talle või? Nagu reaalselt, kas te maksite talle või? Või nagu lihtsalt tegi või? Nagu mida hekki? Tšau, Chris, palju õnne sünnipäevaks ja vaata, kui sa neid sotse pumbaga lased, siis vaata, et sa ikka double tapid. Sest veendu, et sa teed töö lõpuni. Riil. Või see, tähendab, see oli nali. Hallo, hallo. Palju õnne, Chris. Et see päev oleks ilus päev. Jo, Chris, palju õnne raisk. Haip. Ja ühe aasta saatsin veel hullu panna, siis pead asjalikuks hakkama, eks ole. Riil. Nagu me podcastis rääkisime. Ja podcast tuleb nüüd meil sel pühapäeval välja. Loodetavasti mida nii, äkki? Vend hakkab, mida sa ajad? Vend hakkab plaagima lihtsalt. Mida sa ajad? Tõmbas reklaami peale lihtsalt. Haip, palju õnne. Nii, ja nüüd ühesõnaga me tegelikult hakkame tegema uut videoseeriat. Raisk, haip. Ja ühe aasta saatsin veel hullu panna, siis pead asjalikuks hakkama, eks ole. Nagu me podcastis rääkisime. Ja podcast
tuleb nüüd meil sel pühapäeval välja loodetavasti, nii et siis hakkab pulli saama ja naudi oma päeva. Vamos. Palju õnne sünnipäevaks, Kris. Rohkeid kordaminekuid ja et ikka kõik unistused täituksid. Kallis Kris, sul on talle sünnipäev. Palju õnne sünnipäevaks. Ja mida veel öelda? Oleme sõbrad. Hoiame üksteist ja hoiame kokku, sest me seisame ühiste aadete eest ja meie kalli Eesti eest koos. Veel kord palju õnne. Riina Solman. Kas te saate aru, et Kris Kärnerile soovib mingile tüübile, kes on teinud mingi 2011. aastast sotsiaalmeediat, mingit YouTube'i, mingi 8 aastat tagasi hakkas tegema mingit otseülekandeid, nagu saate sellest aru, kui mental see on või? Imagine, kui Tõnis Lukas on siin. Imagine. Ei ole ikka, ma ei usu ikka. Igatahes aitäh, Solman. Tervist, mina olen Mihkel Null ja palju õnne sünnipäevaks, Kris Kärner. Jõudu, mees. Kas oleks saanud seda veel kuidagi nagu, ma ei tea, ausalt. Ei, see oli hea, tubli. Aitäh sulle. Kes see on? Mina olen Mihkel Null ja palju õnne sünnipäevaks, Kris Kärner. Jõudu, mees. Palju õnne. Ei, see ei ole Nuga. Kes see on? Pults. Pushing 30 vaiksti või? On ja Pults muidugi. Häälest saab aru. Ja see on Pults, jah. Uues ka õnne. Eesti eest võidalda ja võita. Palju õnne sulle, Kris. Oodan sul väga ilus päev. Soovib õnne muidugi mees, kelle pärast saad seesist kaotad ja tarkus sured. Palju õnne sul. Palju õnne, sõbrake. No tervist, härra linnapea. Palju õnne sulle ning jõudu jaksu ka edaspidistes tegevust. Sweet on ka ikka nii palju vanemaks, see on täitsa lõpp nagu. Kõige hullem nagu selle asja juures ongi see, et sa ei näe neid inimesi iga päev vaata, siis Sweeti ma ei ole suht pikalt näinud ja Sweetil on siiamaani see pusa allas nagu Sigma vendres. Aga Sweet on inimene, kes on käinud, ta täna ei ole moderaatori tiimis olnud juba aastaid, aga Sweet oli, ma nüüd ei saa väita 100% kindlusega, et ta oli mu esimene moderaator, aga ta oli üks mu esimesi moderaatoreid, nagu 100%. Et ma ei tea, kas ta oli esimene, aga ta oli üks mu esimesi. Nii et see oli mingisugune, ja see ei olnud 2017, vaid see oli juba varem minu meelest. Sest me käisime ju põhikoolis, käisime veel Sweetiga jalgpallis, siis me väga ei suhelnud. Ma ei tea, kas ta teadis, kes ma üldse olen või millega ma tegelen. Aga me käisime jalkas ka põhikoolis koos. Või me olime põhikooli ealised vähemalt. Me ei käinud samas koolis minu meelest. Aga Sweet oli kindlasti üks esimesi moderaatorid, kui mitte kõige esimene. Duud, kurat, ma just ärksin siin, et teeme ärki ka, mis sa arvad? Hei, tegelikult palju õnne sünnipäevaks sulle. Naudi uut eluaastat. No, hai. Oota, aga... Kui raske Eestis olla. Oota, aga kasiinot ei teegi ja naist ei näitegi või? Haip, palju õnne peremees. Kris. Täitsa perses. Store Life'il ka siiani pusa alles veel. No haip, palju õnne peremees. Ma ei tea, kas Store enam on, aga Store oli kõige pikem subscriber. Ma arvan, et ta on siiamaani. Store Life on, ma arvan, siiamaani kõige pikem subscriber. Miks? Sellepärast, et tema oli, ma ei tea, kas ta oli ainuke või üks ainukesi, kes siis, kui ma sain Twitchist bänni 2017 suve lõpp või, siis ta jättis oma suubi kestma. Võib-olla ma mäletan valesti, aga minu meelest ta jättis suubi kestma. Ja siis, kui ma sain unbanni, siis need kuud tulid nagu tagant järgi. Ehk siis nagu, need nagu jäid lugema. Ja tal on siiamaani need kuud alles. Kris, rohkelt õnne, edu ja kordaminekuid sulle eluteel.
Eesti eest. Tervist, seltsimees Kärner. Kuulsin, et saad aasta vanemaks jälle. 42. Täitsa putsis. See on ka räige. Oota, mis mõttes? Vanus on ainult number. Okei. Palju õnne, jõudu, jaksu ja... Okei. Jõu Isamaa Nats, sul mingid veidid moderaatorid pressisid välja selle õnnitluse, nii et palju õnne. Ja see aasta on sul ju eriline sünnipäev ka, sellepärast et see aasta sul on vanus täpselt sama palju, kui sa kaalud. Palju õnne, meremees, sama marunalt edasi ikka ja keeled suhu ja Euroopa. Kes see on nüüd see? Miks ma teda ära ei tule? Marunalt edasi ikka ja keeled suhu ja Euroopa. Jaks. Austatud Tartu linnapea, härra Kris Kärner. Meie ja terve meie suguvõsa poolt palju õnne. Aitäh teile. Oota, aga Elsa ei võtnudki minu terviseks ei võtnud pitsi või? Mida kuradit, ma küsin? Uuesti! Korrata! 2 või mitte midagi! Ja terve meie suguvõsa poolt palju õnne. Palju õnne. Aitäh teile. Haip! Hommikust, härra linnapea. Palju õnne sul sünnipäevaks. Jätke elu ilusti. No, palju õnne. Kanesav, no aitäh sulle. No nii kalkun ka kohe. Soovime ilut. Jätke elu ilusti. No, palju õnne sulle, Kris. Soovime ilut uut eluaastat ja hoia ennast. Aitäh sulle. Haip! Kuule, et palju õnne sulle ja nagu me kunagi siin raidusime, et naerata, kui sulle maitseb munn. Palju õnne, paps. Haip! Maasikas, Isto, palju õnne. No nii, chat, kellega on tegu? Kellega on tegu? Kes tunneb ära? Kahju, et siin video all ei ole nimesid, aga kas keegi tunneb ära? Triibu pasta isiklikult. Sulle maitseb munn. Palju õnne, paps. Haip! Maasikas, Isto, palju õnne. Ja no, kuna ta tegi ikkagi, siis ma ikkagi pean natukene vastama ka. Ma ei mäleta selle ürituse nime, ütlen ausalt, aga ma tean, et kui ma nüüd, võib-olla ma isegi ei tea, aga kui ma ei eksi, siis 13. detsember Triibu pasta live Tartus minu meelest. Kus see täpselt oli, ma ei mäleta. Aga minu meelest oli 13. detsember Tartus. Nii et kammikas, no siis on kammikas. Et no... No, käitpa hei ja Snoopsik. Palju õnne ja muud sukest head kraam. No aitäh selle südamliku õnnesoovi eest. Ma pole vist nii südamliku õnnesoovi veel varem näinudki. Aitäh sulle, Snubito. Sa ikka oskad seda südamest värki. No tervist, härra Tartu linnapea. Vend paneb kuskil, mis asja sa ajad, lõpeta ära. Vend paneb ristmikul suunatuli sees. Ristmikul suunatuli sees paneb mees. Videot teha. No nii. Mõtlen siin, kuidas sulle seda asja toimetada. Hulleri töö on ikka päris keeruline, aga palju õnne sünnipäevaks. Haip! Tšau, Kris, ma eriline sõnasepp ei ole seega. Palju õnne ja mis ma ikka oskan öelda, täiski tuuridel edasi ja ei anna ära. Ei anna. Tervist, härra lugupeetud linnapea. Soovin teile rohkelt jõudu ja jaksu tulevaks aastaks, kallis peremees. Soovin teile õnne ja edu, et lõpuks teie soovid saaksid kenasti täidetud. Palju õnne sünnipäeva. Aitäh sulle ka. Palju õnne, Kris. Hea, Kris. Soovin teile õnne ja edu, et Nii, käib. Räägi nüüd, ütle nüüd. Vaata, lõpuks teie soovid saaksid kenasti täidetud. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne, Kris. Hea, Kris. Palju õnne sünnipäevaks. Sa oled juba 29, mis tähendab, et Eesti rahvas
ootab sinult tegusid poliitmaastikul ja ma olen kindel, et sa teed õiged valikud oma uuel aastaringil ümber päikese, nii et ole terve ja tubli ja edasi Eesti eest. Väga rets nagu. Saate aru, Jaak Madisson soovib mulle õnne nagu. Saate aru, see on väga rets. Mis elu siin käib nagu? Tere, Kris! Kaspar Kokk. Pala. Kõige naljakam on see, et kõigepealt on Jaak Madisson ja siis on Kaspar Kokk otsa veel. No nii, Kaspar. Tere, Kris! Palavad õnnesoovid sulle 29. sünnipäeva puhul. Anname kuuma edasi. No jõudu, Tartu peremees. Ma kuulsin sul tähtne päev, et ma ei teagi, kas ma annan sul sünnipäeva puhul salatit või selle tegelikult, mis on ise ära, aga tegelikult mul on siin kapis nagu tomisevad kraami ka, et sa oled juba sellega tuttav. Vana hea E8. Ma ütlen ausalt, see oli nii räige mürk. See oli nagu, no see oli ikka mürk, noh. Ja ma jõin ta ära, aga ma ütlen ausalt, et see oli ikka räme, noh. See oli ikka räme. Mina ei tea, kes tal seda kuradi samakat ajab, aga no see oli ikka siuke, et no ütleme nii, et lipp sees ei ole võimalik seda juua. No saad aru, kui sa pitsi seda paned, sul lips lihtsalt sulab ära. Riided sulavad seljast ära lihtsalt. 5. No see pole päris originaalne reklaam. Kui hoiad siis Tartu lippu kõrgel ja küll sa seal varsti linnapeaks ka saad. Ma usun sinust. Aitäh sulle. Palju õnne? No jau, ega ma päris kindel ei ole, et... Oota, kes see viimane oli? Kes see on nüüd see? Kes see on? Roger või? Ma ei saanud arugi nagu. Nagu ei tunne äragi reaalselt. Kuidas te ära tundsite teda? Mina küll ei tunne ära nagu. Palju õnne? No jau, ega ma päris kindel ei ole, et kas Liina tahtis lihtsalt endale minust videot või see on mingi päris projekt all, aga mul anti täpselt 10 sekundit. Mida vittu, ausalt, lõpeta ära. Mul on... Okei, see on actually good one, see on actually good one, okei. See on actually good. Liina tahtis lihtsalt endale minust videot või see on mingi päris projekt all, aga mul anti täpselt 10 sekundit. Kris Kärner. Aitäh teile mehed, ausalt ja naised ja kõik üldse. Ma pean ennast natuke koguma ja selleks, et end koguda ja kõik need homoseksuaalsed tunded alla suruda, ma pean lihtsalt kallama välja ühe pitsi. Et mitte ajada mingit imelikku loba suust välja. Aga tõesti, see tähendab mulle väga palju, ma väga tänan, aitäh sulle. Ja lubage mul endale plaksutada ja teile plaksutada. Kõigile, kes tegid selle ja olid nõus seal videos osalema, suur tänu minu moderaatorite tiimile, põhiliselt kindlasti Liinale, kes viitsis selle asja ära teha, kes korraldas tõenäoliselt seda ja kõike muud ilma temata, olgem ausad, pooled asjad oleksid olemata. Juba ütlen ette ära, veebruarikuus tuleval veebruaril toimub sisuloojate, ma ei saa öelda sisuloojate, aga ma ütlen, et otseülekandjate parimast parim, ehk siis veebruarikuus mingisugusel kuupäeval, ma täna veel kuupäeva ei ütle, toimub siis gala, mida mina enda tiimiga korraldan, ehk siis sisuliselt võib öelda, et Team Isto, mida me oleme juba eelnevad aastad korraldanud.
mitmed aastad ja siis tuleval aastal toimub samamoodi veebruarikuus, kus me võtame siis eelneva aasta kokku, parimad saavad auhinnad, kes on parimad on need, keda rahvas ise otsustab. Alati me oleme näidanud ka valimistulemusi, seda, kas keegi seda usub või mitte, see on tema enda otsus, aga me alati proovime olla nii, või noh, me oleme nii läbipaistvad, kui vähegi on võimalik. Selles suhtes, et alati, kui keegi on pahatahtlik, siis on võimalik neid asju muuta või teha. Mina ei näe selleks vajadust. Miks? Sellepärast, et mina ju niikuinii ise endale auhinda ei anna. Kuna ma ise seda korraldan, siis ma proovin olla nii neutraalne, kui vähegi võimalik on, isegi kui see inimene mulle ei meeldi või mis iganes, et ma proovin olla nii neutraalne, kui vähegi võimalik ja ma proovin näidata teile ka nagu valimistulemusi ja mis iganes, kui palju inimesi oli, kes hääletasid ja nii edasi. See toimub tulevasel veebruaril. Lihtsalt mõtteks. Nii, et kui siin on mõned striimerid, kes iganes siin täna on, need inimesed, kes täna toetasid mind, siis lihtsalt arvestage sellega, et veebruari tõenäoliselt teisel poolel, ma täna ei oska kuupäeva veel öelda kindlalt, aga tõenäoliselt jääb kuskile veebruari teise poolde. Ja see on siuke üks õhtu, kus siis toimub siis gala. Lihtsalt arvestage sellega. Tõenäoliselt kuskil nädalavahetusel. Et mis päev ka veel ei ole kindel.